tere! Minu nimi on Epp, olen Tableau konsultant ja analüütik Visonis ja räägin teile täna, kuidas teostada Tableaus geograafilist analüüsi. Ehk siis vaatame 2020.4 versioonis välja tulnud Map Layers funktsionaalsust ja ka varasemates versioonides välja tulnud teisi geograafilise analüüsi jaoks vajalikke funktsionaalsusi Tableaus. Meie tänane ülesande püstitus on siis selline, et me seame ennast ühe inimese rolli, kes on kolinud Tallinnasse, võib-olla väga hästi Tallinnat ei tunne ja on leidnud mõned andmed ja seadnud endale kriteeriumid, millist elukohta ta tahaks endale leida. Ehk siis ta sooviks, et see oleks rattatee läheduses, vähemalt poole kilomeetri kaugusel võiks olla mõni supermarket ehk siis mõni selline suurem toidupood. Eelistab ta Selveri või Rimi poode tavaliselt. Võiks olla pigem soodsamas asukohas ja väiksema asutustihedusega asukohas. Need on siis sellised mõned väljamõeldud kriteeriumid. Kindlasti võib teise analüüsi jaoks neid teistmoodi sõnastada. Kust me andmed saame selle analüüsi jaoks? Võtsin andmed OpenStreetMapi keskkonnast siis. Toodud on ekraanil ka aadress, kus saab neid siis päringuid teha ja allalaadida endale sobivaid või huvipakkuvaid andmeid. Tuleb kindlasti ka tähele panna, et need on sellised avalikult kogutavad andmed, et need ei ole alati võib-olla väga täpsed, aga sellegipoolest meie praeguse analüüsi jaoks sobivad hästi. Lisaks võtsin siis andmed veel ka Statistikaameti ja Maa-ameti kodulehelt. Kust andmeid kätte saada, on siis video all ka link, kust saab vastavad andmed endale siis alla laadida, et kaasa teha seda harjutust. Teema on ka pigem sobiv inimestele, kes on siis natukene juba Tableauga kokku puutunud, aga ma arvan, et ka kes on täiesti algaja, võib siiski proovida, midagi väga keerulist samas ei ole ja video järgi kaasa teha. Ja lähmegi siis Tableausse. Avan siis uue Tableau workbooki, töövihiku ja kõigepealt on meil vaja siis andmetega ühenduda, ehk siis valin siit spatial file ja esmalt võtan siis endale Tallinna linnaosade piiride kohta siis ruumiliste andmetega siis faili, kus on meil siis sellised polügoonid, mis tähistavad siis erinevate linnaosade piire. Lisame siis nüüd siia juurde ka teised failid, mida oli juba näha, mida meil siis on vaja analüüsi läbiviimiseks, ehk siis rattateede ja supermarketite asukohtadega ja võtsin lisaks veel konteksti jaoks ka üldised Tallinna teede andmed siis nagu selliste suuremate teede, et mitte päris kõikide kõrvaltänavate. Valin siis rattateed ja kuna need on ühes siis kaustas, siis Tableau juba toob meil tegelikult kõik need failid siia andmepaanile nähtavale. Nüüd uues versioonis on vaikimisi valikuks Tableau andmemudeli loomine relationship'ide või Noodle'ite abil siis. Et nüüd neid ruumilisi andmeid seostada omavahel ikkagi vana andmemudeli ehk join'ide abil, siis klikin siin alla noole peale ja valin open. Ja siit alt siis saan koostada siis nii-öelda vana tüüpi andmemudeli ehk siis kasutada join'e ja valin full outer join. Ja meil on siis geomeetria väljadega tegemist ja valin tüübiks siis intersect, nagu selle teksti akna pealt on siis ka näha, et see matchib või viib siis kokku kirjad, mis on ruumiliselt lõikuvad. Ja full outer join kasutan sellepärast, et nagu siin näha, tekivad meile read, mida me otseselt ei saa kokku viia nende linnaosa piiridega. Teedega võib see nagu juhtuda, et meil mõned lähevad üle piiride või ei ole päris täpselt selge, millise linnaosa piiri ta jääb. Aga lisame veel juurde ka supermarketid. Teen siis samamoodi full outer ja intersect. Et intersect see ongi siis ainult kahe
geomeetria veeru vahel saab siis seda teha. Ja viimasena lisan siis veel ka kontekstiks Tallinna teede kohta faili. Ja jällegi samamoodi outer join'iga ja intersect. Nii, nüüd on meil kõik selleks analüüsiks vajalikud ruumilised andmed omavahel seostatud ja võin selle sulgeda ja minna esimesele töölehele. Valin alt siit sheet 1 ja näen, et siin on väga pikk nimekiri andmetega, mida on ilmselt üsna ebamugav meil kasutada, kuna siin OpenStreetMapi andmetest tuleb meil väga palju erinevaid parameetreid juurde, siis võiksime enne natukene siit mõned ära peita, mõned veerud. Valin siis siit Manage Metadata, kus on seda lihtsam teha, et ülevaatlikum ja on kõikide veergude ja andmeallikate list siis siin olemas. Jätan alles ID, mis tähistavad siis iga graafilise objekti siis ühikut võib siis ja geomeetria veeru ehk siis valin Ctrl ja Shift klahvide abil. Valin välja need, mida mul siis vaja ei ole, mida ma tahaksin hide. Siis vaatan, kus meil teede osas kuni nimetusteni siis Shift klahvi abil valin välja ja Ctrliga siis lisan veel siis mõned 2 veergu. Ja peidame need, mida meil vaja ei ole siis. Sama teen supermarketide puhul. Valime välja siis need, mida meil vaja ei ole ja peidame need jällegi ära. Ja viimasena siis rattateedega teen samamoodi. Vaatame, kus meil siin nimi on olemas. Jätame nimetused igaks juhuks alles ja ID-d siis nagu öeldud ka nende objektide täpsemaks eristamiseks, kui peaks vaja olema. Nii, ja lähen tagasi sheet 1 juurde. Ja nüüd on see nimekiri meil palju lühem ja palju mugavam aru saada, mis andmetega meil siin tegu on. Et esmalt siis näha, millised ruumiandmed meil olemas on, siis vaatan Tallinna linnaosad, klikin siis selle geomeetria pealt topelt ja näen siis seda graafilist kujutist Tallinna kõikidest linnaosadest. Vaatame siis teiseks, panen ka sellele nimetuse. Nii. Ja teiseks vaatame siis rattateed. Ja teen topeltklõpsu rattatee geomeetria failil siis. Ja võtame juurde ka kohe teede faili teisele sheet'ile. Klikin geomeetrial jällegi siin teede all ja näen üsna tihedalt siin teede võrgustikku. Nüüd, et neid teede võrgustike kvaliteete võime ka võrrelda, selleks on üks võimalus siin üleval on map, klikin sellel, map layers ja siit style alt saame valida sellise valiku nagu streets, ehk siis meil tuleb taustale siis selline kaart ja nüüd lähemale zoomides võin siis ka siit natukene seda joone paksust vähendada ja muuta näiteks punaseks, et see oleks silmatorkavam see meie fail ja vaadata siit näiteks, et mõningates kohtades on näha siis, kus on sellised väiksemad kõrvalteed meie andmestikus ei ole siis olemas, aga üldiselt tundub, et on põhilised teed meil siin kõik olemas. Sama võime teha soovi korral ka siis rattateede failiga seda siis võrrelda selle taustakaardiga. Ja viimaseks vaatan veel ka siis palju meil siis supermarketid on olemas. Klikin taas siin geomeetria failil
ja saan siis sellised punktasukohad, kus need poed meil siis asuvad ja palju meil need on. Poode saan siis omavahel eristada veel ka nimetuse ja ID abil. Esialgu võtame ID, kus on siis igalühel unikaalne nimetus, et muidu võib juhtuda, et mõni pood on täpselt sama nimega, nii et on lihtsalt pandud talle näiteks Selver nimeks, et aga vaatame siis ID alusel. Siis on igat punkti eraldi asukohana ja lisan siis ka nime. Ehk siis saan iga punkti peal nüüd näha, kus on Selver, Rimi, Prisma, Kristiine. Saan iga punkti kohta siis ka näha, mis poega tegemist on. Aga nüüd tegelikult ma tahaksin, et kõik need andmed oleksid siis ühel sheetil erinevate kihtidena. Et kui varasemates versioonides oleksin ma saanud nüüd teha Dual Axis, kellel on tuttav see asi, mis on Dual Axis'e kasutamine tabloos, oleks mul olnud see võimalus, siis nüüd on selleks layer'ite ehk kihtide lisamine, mis võimaldab meil siis lõputult neid lisada. Ja võtan uue töölehe, sealt uue tab'i ja panen sellele nimeks elukoha analüüs. Nii, ja võtame kõik need samad geomeetria failid, mis me juba üksikult üle vaatasime, lisame nad nüüd üksteise peale. Ehk siis ma alustan siit topeltklõpsuga Tallinna linnaosadest jälle. Lisame kohe ka natukene rohkem konteksti, et ehk siis toome nendele linnaosadele siia värviga nimetuse juurde. Kõik linnaosad saavad siis oma värvi. Siis toome juurde teed. Võtame siit geomeetria ja nüüd tekib meil siia üks uus võimalus ehk siis add a marks layer ja siia peale seda veergu siis lohistades tekivad meil, siin on meil marks kaart ja selle alla tekivad meil erinevad kaardid siis või erinevad kihid, mida me siis nüüd üksteise peale hakkame panema. Ja loogika on siis ka see, et alumine kiht on siis ka visuaalselt allpool, ehk siis me praegu näeme, et teed tekkisid linnaosade peale. Saame nüüd jällegi seda natuke kohendada, teeme teed natukene peenema joonega ja valime sellise halli tooni. Võib-olla natukene saab heledamaks teha. Jätame praegu niimoodi. Nüüd saan lisada siis veel samamoodi rattateed. Võtan kinni rattateede geomeetria failist ja toon ta jällegi siia add marks layer. Tekivad meile siin sellised tumedamad paksud jooned jällegi siis siia nüüd teede peale, siis siin kõige ülemise kihina. Ja muudan selle värvi mustaks, et oleks paremini näha, kuna meil üks kriteerium oli rattateed, siis et neid oleks hästi näha, siis teen need hästi tumedalt mustaks praegu. Ja ka natuke paksemalt siis, kui kõik teed olid. Ja viimasena lisan siis veel ka supermarketid, võtan siis siit supermarketide geomeetria ja lisan jällegi uue kihi. Tuleb meil jälle siis kõige ülemisena ehk kõige pealmisesse kihti punktid. Ja muudan need punktid, nüüd ma tahaksin need kujutada ristikese abil, ehk siis võtan siit shape ja valin siit sellise risti kujutise. Nüüd jäi meil alles ainult üks rist, aga see on sellepärast, et meil ei ole nüüd määratud, kuna me ei kasuta enam siit maps või map tüüpi, siis nüüd me peame selle detailsuse talle uuesti nagu määrama, ehk siis toome siia selle ID supermarketite juurest siia detaili alla. Nüüd saame rohkem neid ristikesi. Ja muudame siit ka, võime siit ka värvi muuta, panna need näiteks punaseks need ristid. Aga nüüd on meil natukene kirju juba see kaart, et ma lähen tagasi siia kõige alumisse kihti, kus meil olid linnaosad ja ma muudan seda värvi skaalat siin ja valin siit selle L'Oreal Stone paleti. Meil oleks värvid paremini lihtsalt eristatavad.
ja värvid saan ka siis teha natuke, lisada seda läbipaistvust. Et linnaosade info ei ole meil praegu siin kõige olulisem, et meil need teed ja poed tuleksid esile esialgu. Nii et me oleme esimese sellise tulemuse juba kätte saanud, me teame, kus on rattateed, kus on poed, aga meil on veel puudu siit infot, meil oleks seal vaja teada, millised poed need on. Ja meil oleks ka linnaosade kohta vaja veel teada siis nende kinnisvarahindasid ja asustustihedust. Esmalt tegeleme siis nende poodidega, vaatame, kuidas me saaksime teada, millised poed on, kuna meil oli eelistus kas Selver või Rimi. Võtame siis siit Tallinna supermarketid on siin ja nimi ja supermarketid olid meil siis kõige ülemises kihis ja toon selle nimetuse ka siis siia detaili. Et nüüd me saame näha siin ristide peal liikudes, mis on nimi. Küll aga oleks palju lihtsam, kui me värviksime need erinevalt. Ehk siis ma klikin siin parema klahviga nimetuse või name veeru peal ja valin create ja group. Nüüd on meil siin terve nimekiri erinevatest poodide nimetustest, mis võivad siis ka korduda. Näiteks Rimi või Krossi või need võivad korduda. Grupeerime nad aga kõik kokku ja liiga keeruliseks ei aja. Teeme ainult need 2 gruppi, mida meil vaja oli. Eks meil on vaja Selver ja Rimi. Siis kontroll klahvi abil saan siis valida mitu erinevat nimetust ja vaatan lihtsalt siit nimetuse järgi praegu. See nimekiri nii pikk ei ole, siis vaatan nimetuse järgi lihtsalt, millised on Selverid ja millised on Rimid. Nii, peaks olema kõik Selverid valitud, siis panen grupp ja nimetan Selver ja teen nüüd teise grupi, on siis Rimi, valin siis nad siit poolt järjest kõik. Ja kontrollin üle, peaksid olema kõik ja panen siis neile nimetuseks Rimi. Ja et lihtsustada, siis kõik ülejäänud ma lisan praegu other ehk siis muude alla. Veel korra üle kontrollida, ei jäänud ilmselt ükski meil välja. Panen ka teise nimetuse, panen supermarketid. Grupeeritult ja okei. Nüüd saame endale uue veeru siis siia, millel on see kirjaklamber ehk grupeeritud verg. Ja seda võin siis nüüd kasutada meie viimases kihis värvi lisamiseks nendele ristidele. Vaikimise saan siis other halliga, Rimi sinise ja Selver oranžiga. Aga ma tahaksin nüüd seda muuta, et seda paremini esile tuua. Valin sellise punase alt siit Rimi ja Selver, kuna meil oli võrdselt need sobivad. Panen nad mõlemad sellise tugeva punasega esile tooduks ja other ma värvin sellise heleda roosaka tooniga. Halli ei paista siit praegu meil hästi välja. Nüüd meil on juba esialgne või natuke juba rohkem infot jällegi, et kus meil on need meie eelistatumad poed ja kus on teised variandid. Nüüd, mida ma tahaksin veel siit, kui ma siit kaardi peal liigun, mul on väga raske tabada neid riste, sest kõik objektid on valitavad, aga tegelikult need teed võiksid meil lihtsalt olla lihtsalt sellise visuaalse infona, ma tegelikult ei taha nende peal klikkida midagi, ma siit tee nimetus mulle mingit infot praegu ei anna. Siis ma saan seda teha, kuna need teed on meil 2 keskmist kihti siin. Ja siin kõrval on sellised nooled ja ma saan valida disable selection. Teen seda mõlema teega, nii rattateega siis kui teiste teedega. Ja nüüd siin kaardil liikudes ma näen, et ma enam ei vali neid teesid. Ehk siis ma saan valida ainult linnaosasid või siis neid poodide asukohti. Nüüd järgmiseks
tuleks meil siis veel lisada poodide kohta raadius, mida meil oleks vaja teada. Selleks on meil vaja luua üks uus kalkulatsioon. Teeme siis seda siit ülevalt noolest ja avame Create Calculated Field. Selleks on üks väga lihtne arvutus. Paneme sellele uuele arvutusele, uuele veerule siis nimeks poe raadius ja funktsioon on siis buffer ehk siis siin kõrval avaneb ka siis selline selgitav aken ja näeme, et me saame valida mingi kindla raadiuse. Siin on valitud siis 5 ja kilomeetrit. Nüüd valime, meil on vaja geomeetria Tallinna supermarketid. Koma paneme 0,5 kilomeetrit ja siis määrame ära ka ühiku kilomeetri. Ja okei. Saime siia ühe uue geograafilise veeru ja saame sellega tuua samamoodi, võime selle samamoodi lisada layer'ina lihtsalt. Nüüd tekkisid meie ristide peale sellised hallid ringid, mis siis tähistavad seda vastavat raadiost. Ja need ma tahaksin nüüd samamoodi värvida nende grupeeringute alusel. Toon siis selle veeru supermarketit grupeeritud värvi alla ja muudan need natukene läbipaistvamaks. Et ma siis näeksin sealt nii-öelda läbi ka siis, kust need rattateed asuvad ja kust raadiused kattuvad. Nüüd meil on juba üsna palju infot siin koos. Puudu on veel ainult meie linnaosade hinnad ja asustustihedused. Seda infot meil siin praegu ei ole. Meil on ainult siin selline ruumiandmete või graafilised failid. Toon juurde selleks ühe Exceli faili, kus meil need numbrid on olemas ja lähen siis tagasi siia data source tab'i peale ja lisame ühe allika. Selleks võtame Exceli ja valin siit Exceli Tallinna linnaosad on mul olemas. Nüüd võtan need linnaosad ja panen need siis relationship'iga juurde meie ruumiandmetega andmetabelile ja saan need omavahel kokku viia selliste veergutabeli nagu A nimi, mis on siis meil asustusüksuse nimi ja siin on siis elukoht Tallinna linnaosade nimi. Siis selle nime järgi saan luua seose ja lähen nüüd tagasi siia elukoha analüüsi tab'i peale. Siis nüüd on meil näha, et meil on Tallinna linnaosad, SHP on meil siis üks ruumiandmetega fail, Tallinna linnaosad. Ilma selle lõputa on meil siis lisaandmed Excelist siis. Nüüd saan vahetada ära selle linnaosade värvi siis vastavalt hinna keskmise tehingu hinnaga või siis asustustihedusega. Siis klikin sellel kõige viimasel kihil, kus meil olid linnaosad ja vahetan nüüd ära, võtan selle asustusüksuse nimi, jätame detaili alles. Meil on siiski vaja eristada, millise detailsusega meil need linnaosad on. Ja ehk siis mille lõikes me arvutame seda asustustihedust või keskmist tehingu hinda. Ja võtame selle asustustiheduse ja toome ta siis siia värvi peale. Ja meil ongi kohe ära värvitud siis asustustiheduse järgi. Tubedamad on siis suurema asustustihedusega, heledamad siis väiksemaga. Ehk siis ma eelistaksime pigem väiksema tihedusega kohtasid. Ehk siis selle kaardi järgi vaadates Nõmme, Kesklinn, Pirita ja Haaberst jäävad sinna heledamasse skaalasse. Keskele jäävad siis Kristiine, siin Põhja-Tallinn ja Lasnamäe ja kõige rohkem on siis Mustamäe. Ehk siis välistaksin kohe kindlasti näiteks, et Mustamäe võib-olla ei ole mulle väga sobiv koht, kui ma tahaksin kuskil vähema asustustihedusega kohas elada, võib-olla ka Lasnamäe,
Kristiine ja Põhja-Tallinn ei ole siis ka sellised eelistused. Nüüd teen sellest vaatest koopia ja saan vaadata siis sedasama, et jääks meile see pilt alles, saaksin siis vaadata ka tehingu hinna järgi linnaosasid. Siis parema klikiga siin tääbi peal valin duplicate, siis duplikaadi tegemise. Saan kogu sama analüüsi ja nüüd vahetan ära asustustiheduse keskmise tehingu hinna vastu. Siis lohistan ta siia samma peale lihtsalt. Ja näen nüüd, et tehingu hinna järgi on kõige kõrgem kesklinn, mille ma siis pigem ka välistaksin. Ja teised on pigem suhteliselt võrdsed, natuke vähem näitab siin Põhja-Tallinnas ja Nõmme linnaosas. Aga kuna meil on ainult et antud juhul tuleb natuke kriitiliselt suhtuda ka nendesse tehinguhindadesse, et meil on ainult ühe kuu andmed, et seal võib olla mingisuguseid natuke mingid sellised anomaaliad või et kus on tehtud võib-olla tehinguid mingite teatud linnaosa piires mingites väiksemates asumites, siis nagu me teame siin võib-olla Koplis või siin Nõmmel siin nende Männiku poole minna. Et võib-olla sellest on meil ka praegu natuke see tingitud. Kuid nüüd, kui lihtsalt selle pealt vaadata, et asustustiheduse ja võrrelda siis neid kahte kaarti vaadata, siis hetkel tunduks kõige parem valik nagu Nõmme linnaosa meile. Ja täpsemalt siis need kaks piirkonda, kus meil siis oleks ka rattateede ühendus ja asukoht meile eelistatud supermarketile siis väga hea. Kindlasti võiksime siit vaadata veel ka näiteks võiks meile sobida samas ka Haabersti või Pirita, kus tehinguhinnad on küll natukene kõrgemad, kuid jah, nagu öeldud, et see on ainult ühe kuu andmed, et võib-olla see ei ole nii täpne, et üldiselt tundub, on ikkagi suhteliselt sarnastes vahemikes, välja arvatud kesklinn, need keskmised tehinguhinnad siin. Ja sellise esmase analüüsi tulemusel saaksin ma nüüd endale siis välja tuua need vastavad linnaosad ja need vastavad raadiused. Ehk siis siit meil praegu on 7 sellist ringi tekib, mille raadiuses ma võiksin siis hakata täpsemalt uurima, milliseid pakkumisi seal on ja kas ma sealt midagi sobivat endale leian. Ja üks võimalus veel enda analüüsi kinnitada oleks siis ka näiteks see, et me võiksime kasutada taustakaarti jällegi. Võime vaadata ka näiteks satelliitpildiga võime võrrelda enda analüüsi tulemusi ja et vaadata veel täpsemalt, mis selles piirkonnas siis nagu on, et näiteks kui me siia sisse suumime, siis on näha, et siin ilmselt väga palju elumaju tegelikult üldsegi pakkuda ei olegi selle poel raadiuses. Et siit võime ka tegelikult läbi selle satelliitpildi uurimise selle koha näiteks ka välistada. Samas jällegi siin näeme, et siin on ilmselt palju elamupiirkondi, et võib-olla siit oleks midagi, kus me võiksime näiteks uurida täpsemalt, milliseid pakkumisi seal piirkonnas on. Aga ma muudan tagasi selle. Ja tegelikult sellega olemegi oma analüüsi valmis saanud. Et kindlasti saab seda veel täpsemini teha. Aga praegu oligi siis eesmärk saada selline üldine hinnang ja üldine ettekujutus, millised piirkonnad võiksid nende kriteeriumite alusel Tallinnas meie tegelaskujule või siis meie tegelasele siis selles analüüsi läbiviijale sobida. Ja kui sul on veel küsimusi tabloo ja andmeanalüüsi lahenduste kohta,
siis ekraanil on näha ka kaks aadressit või kaks linki, kust saab siis rohkem infot Visoni kontaktide kohta ja ka koolituste kohta siis algajatele ja edasijõudnutele, kus saab siis palju rohkem nendel ja teistel teemadel siis õppida. Aitäh, et minuga selle koolituse või selle lühikese sissejuhatuse geograafilisse analüüsi tablooga läbi tegid ja soovin sulle ilusat päeva.